Star FM on siin, 8:43 on saanud nüüd kell ja head sõbrad, daamid ja härrad, see on alati nõnda, et kui külla tulevad külalised, siis nendega kaasneb eriline energia. Kallid sõbrad, nüüd on Raadio Star FM stuudios tunda Saare naise energiat. Meil on külalised Kristel Aaslaid ja Tulirand, hurraa! Sa teemed lendama. Saare naise energia. See on eriline asi. See on eriline asi, mida ei juhtu igaühega. Ei, ma tean seda Saare naise energiat väga hästi, jah. Kuidas sa väga hästi tead? Mul tead, kodus on tihti peale sellist energiat tunda. On teistmoodi? Harjub ära. Ma just mõtlesin, kas ma julgen täna hommikul tulla, et ma olen Hiiumaalt ja tegelikult Marko on ju ka Hiiumaalt, et siin võib nagu catchiks minna. Kas teil lähme ära? Ei, tegelikult... Kas te ei tunnetanud seda ära? Ma tunnetan, aga ma tunnetan end sellepärast, et mul on ka veres natuke Hiiu verd tuleb välja. Muideks mul natuke Saaremaa verd, nii et selles mõttes kõik on vist tasakaalus. Yes! Sõpsti. See oli nüüd siis high five. High five läbi õhu, ilma plaksuta. Kuule, mul on siin üks paberileht, kuhu on väga suurelt pandud kirja, et külalised on õed ehk Kristel Aasaid ja Tuulirand. Ja kui nüüd peaks seletama tädi Maalile või siis tema vanaemale või minu sõbrale, et kes on õed? See on nüüd siuke bänd. 2 vana sõbrannat. Tegid dueti. DJ Critical teeb nendele need taustad ning muusikat ning meie siis jaurame sinna muusika peale. Ja ning tädid on siuksed, et ütlevad 1,2 ja ka tüki 3. Huumorit ka natuke välja. Ja nõnda see bänd ongi. Aga kaua need tädid teineteist tundnud on? Neid aastaid enam. Ei saa 10. Ja ma saan aru, nii kui te Virtsu sadabasse jõuate, siis jutt muutub kohe ja sealt edasi lähebki nii. Kusjuures nii see on, eks. Et nii kui praami peale lähed, siis kohe muutub see jutt teistsuguseks. Kohe kui hakkad kuulma kuskilt seda lainetust. Ja siis on pärast juba raske tagasi linna tulla, siis mingi hetkel avastada, et miks ma selles murakus räägin. Ja nii see tõesti on. Aga ma saan aru, et õed on ikkagi nagu selles suhtes moodsad inimesed. Ma natukene mitte ei guugeldanud, vaid YouTube'isin teid. Tänapäeval enam ei guugeldada, vaid YouTube'itakse. See on üks teine asi. Ja siit tulevad välja sellised asjad nagu, et õed ära käpi mind. See oli meie esimene lugu. Kellele see suunatud on? No, ma ei tea, kuidas... Kas sa ei kuulanud seda? Ma sain YouTuberdasid, aga ei kuulanud. Sa ei pandi isegi klikki meile. Sa loed ka niimoodi, et vaatad ainult pealkirjad üle ja siis pärast lähed seltskonda mingi. Ja ma kuulsin, et Ilves tegi siin selle asja. Mis ta tegi? Ma ei tea. Mina olen üks nendest Eesti inimestest, ma pean teile tunnistama teie kui artistid. Ma arvan, et sellised inimesi on veel, kes kuulavad lugusid ja see on väga šef lugu, kõik on uudselt lahe ja alg hakkab tatsuma. Aga ma ei saa, mitte et ma ei saa aru, vaid et ma nagu ei süvene väga sageli sõnumisse. Me anname sulle täiega andeks. Kas te teate, et teie lood on väga populaarsed laste seas. Ja tegelikult selles mõttes need on täiesti geniaalsed lood, et need meeldivad nii lastele kui täiskasvanutele. Ma olin ühes seltskonnas Jaani õhtul, kus siis pidevalt käis üks rolli, käis pidevalt taustal. Et see on selles mõttes päris äge. Kes see lõpus teeb seda? Ma arvan, et see oli Kristel, eks? See oli tõesti. Oli nii, jah. Ma proovisin ka seda üks päev siin järgi teha. Väga hästi tuli välja. Ma ei tea, kas tuli hästi välja. Ma arvan, sa võiksid nendega ühineda. Las Kristel teeb ette. Ja sa rolli, mudases, kuniks uued valged kasvud on sul mudased. Ja sa rolli, mudases, kuniks sinu uued valged kasvud on mudased. Nagu Kristel ise. Kõik rõhud, kõik hästi, kõik on jumalad paika. Kui teil on vaja lugude lõpus laulda, siis ma võin tulla. Iga loo lõpus sama. Meil ongi, Summeril on meil vaja, et keegi seda lõppu teeks, et siis oleks meil endal sellel neljapäeval siis, nii et üle homme, Õlle Summeril. Kas tead, Essa ma mõtlesin, et sellel see tubekate kutt. Summeril on kogu aeg vaja, et keegi seda tasemel teeks, ta ei saa üldse hakkama. Aga kui pikk live teil tõotab tulla? Ma just mõtlengi, et 2 lugu on ju, mida inimesed teavad. 2 lugu, 2 korda
ma arvan 5 korda tema aga samas seda lõppu saab väga pikalt laulda. Tõesti. Laulda näiteks pool tundi vabalt ja rahvas hakkab mingil hetkel kaasa laulma ja nii ta läheb. Vahepeal läheks käiks kohvilist, võiks jälle tagasi ja ma arvan, et sellest tuleb selline laulupidu. Ei, aga tegelikult me oleme kirjutanud siin väga palju uusi lugusid, nii et me siin seisma veel ei jää nende 2 looga, et kogu aeg läheb see rohk edasi. Tuleb ansambli ühed värsked kraami või? Meil tuleb sellel Õllesummeril kuuleb väga palju uusi lugusid ja siis meil on siin ka, kui nüüd nõnda spillida siin otse-eetris, siis natukene meil on ka siin sellised plaadimõtted ja ideed, nii et aga kas kõik need lood on siis natukene kiiksuga? Ma kujutan ette lihtsalt, te ei saa tulla nüüd mingi, ma ei tea, südant lõhestava ballaadiga välja, sest et see ei ole enam muide, sest ei tea kunagi, me oleme sellised filmikad ja sellised nagu jänesed haaküpeltega, kunagi ei tea, kuhu me järgmiseks lähme. Miks te armastusest ei või laulda midagi? Aga võib-olla tuleb, sa ei tea seda, mis meil tulemas on. Me räägime, me oleme siuksed üllatajad. Kas need kõik lood on millest armastusest, mis siia maal? See rulli. Ära näpi mind. Armastan maad, ära käpi mind, armastan ennast. Absoluutselt. Meil on, ja siis üks lugu, mis meil on kirjutatud, on pealkirjaga näiteks Kallis Eesti, kus me räägime Eestist, on ju, et ta on kallis Eesti. See on nagu jälle kahemõtteline, aga jällegi ma ei saa sellest rohkem praegu rääkida ja siis üks näiteks räägib suvemehest. Jah, Suvemehest. Ja. Mõtlesime, et teeme siukse. Ma lähen seda segadust. Kas sa tundsid, et see võiks olla midagi, mis on sinust? Ma lootsin küll. Aga ei vist no ühendame vaikselt selle sul. Muide, eelmisel nädalal meie stuudiomehed siin Jürgen ja Allan Roosileht olid täiesti hingetud. Ilmus ju värske Anne ja Stiil. Olete ise juba sirvinud? Ja. Meil alati toimub siin tohutu rabamine, kui Anne ja Stiil tuleb. Ja siis... Et kes seekord paljas seal on? Jah. Kes oli siis? No, sa ei ole näinud või? Mõlemad õed? Sa ei ole näinud või? Kummagil polnud midagi. Kus see ajakiri on? Midagi. Ma otsin sulle kohe. Mitte midagi, 0. Ainult sildid. Juba otsitakse. Sildistasime ennast ära. Just mõtlesin, et palju seda musta materjali tuli ja kus neid teisi pilte näeb. Kröödalt küsima. Fotograafil kindlasti on üks terve suur kataloog sellest. Aga nii kaua, kui Marko otsib, ma küsin, et kust see idee üldse tuli? Kes kellega kohtus, et teeme nüüd ühe pundi õed? Tunnete üksteist nii kaua ja mõtled, aga lihtsalt ei ole koos enne bändi teinud, jah? No nõnda otseselt bändi ei ole, et eks meil on siin mingid mõtted käinud, et võiks teha ja võiks midagi teha, aga siis Bert Brickenfeld oli ikkagi see algataja nii-öelda, et tema tuli mu juurde jutuga, et kuule, mina tahan teha mingit naiste punti, et kellega sa tahad seda teha, siis ma ütlesin kohe, et Teele ja Kristel, et ei ole siin kellegi muuga väga ja siis alguses oligi tegelikult Teele pidi ka meil olema, aga siis Teele siin saab kohe emaks. Teele pooldub. Teele Viira siis. Jah, Teele Viira ja siis, aga ta teab, et on alati oodatud nii-öelda meie sekka, kui ta tahab tulla. Ja, nii et meil on 3. õde on kuskil ootamas. No nii. Marko leidis pildi. Nagu näha. No ma räägin, Kas teil tegelikult olid riided seljas siin või? Kus tas see oli? Ega siis igat riidakust ei saa kohe ju hakata siin mina tahaks mõelda, et ei olnud. Ärge rikkugi nüüd ära seda. Mitte midagi on selles. Ja kui nüüd aus olla, siis meil ei olnud isegi jäsemed võtsime ka küljest ära ja need ainult sildid on seal. Seal ei olegi mitte midagi taga. Kas seal kaunis metsas tekkis ka publikut, kui te fotoshooti tegite? Neis ikka jooksis sealt mööda küll. Ja ei saaks öelda, et oleks olnud jõle mugav. Jah. Nii et kes nägid meid, siis tervitused. Jah. Need välkuvad tagumikud olid meie omad. Suudad sa, Marko, end nüüd kokku võtta? Eks ma püüa. See eks ole keeruline, jah, see peale sükest pilti, Kuulge, aga... Võtab pildi eest ära. Vaataks korra, kui saarlased te päriselt olete. On mõned sõnad ja laused siin välja toodud, mis on öelda saarlaste keeles. Me tahaks saada seda otsetõlget siis. Nonii. Kas te teate, mis on nirr? Nirr? Ei ole. Ei ole, see on üks asi, mida saab juua. Siis see on kasemahl. Ei ole, kangem. Õlu. Koduõlu. Nirr. Kas teate, mis tunne on, kui sa oled lidrane? No siis sa oled purjus. Ei. Aga selle tulemusel sa võid lidraseks muutuda, kui sa oled purjus, jah? Ei no siit. Tähendab... No peaaegu. Mudane. No porine, jah.
ma ei mõtlen oma elu järgi. Ma ütlesin siin. Senor, ma tean. Tutti ja notti sööma. Tulist ja notti, kartul ja kas ta? Hirmus tiidus on. Oota, ma tean, tiidu. Uudistangur. Nii, ei ole. Hirmus urbe. Ei, tegelikult on siis, kui on väga kiire. Siis on hirmus tiidus. Ära igama. Kas see on iguma? Igama? Iguma on siis, kui sa oled hästi aeglaselt, on ju. Igama. See ei ole sama. Ma ei tea, siis ära tüütama. Vastu pidama. Asso, selge. Ja kui sa tooli korju peale mida viskad. Seda teavad kõik, on ju. Ma tean, et Hiiumaal on osad sõnad, mida siis mandri inimesed ei tea, näiteks ämblik kodib. Ei tea. Kodib. Käib ringi, kodima. Ja siis, kui, kas teie teate, et kui öeldakse, et sain täied, mis see tähendab? Jah. Vastu päid jalgu? Ei. Spekse? Ei. Said täid. Olid täis. Ei, täied on siis, kui sa astud oma jalanõudega vette ja vesi tuleb üle ääre. Jalad lähevad vett täis. Vaata huvitav, et Hiiumaa ja Saaremaa ometi on ju kuidagi nagu päris lähestikku, aga ikkagi keeled on erinevad. Aga seda teate, mis tähendab nagu maukima või? Ei tea. Maukima? Nagu sööma, noh. Sööd hästi palju. Ma iguma selle õpetasime, on ju, ära igu seal, siis sa oled mine nagu kiiresti, ära olen nii aeglane. Siis senior. Ja siis, kui te ära lähete lõunale, siis ütlete, lähme maukima. Kuulge, aga... Maugime hommikut natuke. Pire maukima. Õllesummer. Jah. Nii, mis päev? See on neljapäeval. Neljapäeval. Jah. Mis kell? 19.30. Mis laval? Number 3 vist oli selle nimi. Ma arvast, meil oli lava 3, ma ei oska midagi muud öelda. Üks lava. Milleks me valmis peame olema? Kõigeks. Kuidas me valmistuma peame? Hästi. Super. Tegelikult, kuna Eestimaa ilmad on meil väga sellised muutlikud ja kunagi ei tea, mis tuleb, siis paluksime vihmakeebid võtta või siis need vihmavarjud, suesall näiteks. Valged tossud koju, need võivad mudaseks minna. Valged tossud tuleb mudaseks teha, nii et need võite jalga ette. No vägev, kuuleb uut materjali ja juba siis sellel neljapäeval õllesummeril. Kuulge, külalised Öed, Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand, kui ma nüüd panen raadiosse käima ansambli Öed, rulli, siis milleks tädi Maali peab valmis olema? Et tädi Maali saab aru, et äkki tulevad lapselapsed tulevad koju selle laulu peale. Tulevad külla. Selle mõttega tehtud. See on alati väga ilus hetk. No eks ole ju. Aitäh teile! Aitäh teile!